Mina olen Harri-Mati Mustonen, olen siin taskukeskuses, kus kohakad Olli Raju 12 kaalumised ja teen siis Olli Raju 12 Postimehe videoblogi koos stuudiopunktiga. Ja olen siia saanud Raju peakohtuniku Vallo Hannuse. Tere päevast! Ja Eesti maasmängu saatana Martin Aedmaa. Tere! Ja räägime veidike matšidest, ükshaaval vaatame, kuidas see asi kulgeb ja mis me arvame, mis saama õhtul hakkab, et hakkame altpoolt pihta. Esimene matš on siis Andrus Joa versus Rait Raidla. Räägime natukene matšist, et Andrus Joa on väga auhinnatud püstivõitleja, ligi 18 matši pidanud Tai-boksis, et kindlasti saab seal väga palju püstivõitlust näha, kuid samas oleneb, mis mänguga Rait Raidla muidugi kohale tuleb. Rait Raidla treenib Pärnu MMA Acesis, kus nad treenivad väga hästi sellist üldist MMA võitlust, et ma olen kindel, et kui keegi peaks matši maha viima, siis ma arvan, et see on Rait Raidla, kuid kindlasti Andrus ka teab seda ja Andrus on selleks ka valmis. Et kui rääkida Joast, siis tegelikult on ta näidanud väga head suutlikkust püsti seista ja maas peale jääda, et tegemist on küll püstivõitlejaga, aga tegelikult ei ole temaga maadluses ja maasvõitluses üldse nii lihtne hakkama saada, kui võiks ühe Tai-boksija puhul eeldada. Mina arvan, et nii Joa kui Raidla, et mõlemad lasevad rusikad käiku, pauka lendab ja üks kukub ära seal varem või hiljem. Et võib-olla see, kes natukene rohkem sisse saab seal vahetustel, et see hakkab üritama maasvõitlust otsima, aga ma arvan, et see lõpeb enne kohtuniku hääletust kellegiga. Väga julge ennustus. Nii, järgmine matš on meil siis, vaatame, Kuldar Nei ja Aleksander Rumet. Et minu jaoks väga põnev matš, sest et mitte ainult sellepärast, et ma olen Kuldar Neiga koos treeninud, vaid üldse stiili poolest väga põnev matš, et Aleksander Rumet on väga dekoreeritud püstivõitleja samuti ja Kuldar Nei on väga palju judoga tegelenud, ligi 8 aastat. Kuigi ta tegi seda judot noorest peast, on see siiski, kasutab ta seda väga palju oma MMA mängus ja ka püsti ei ole ta selline, ütleme, laiskloom, et oskab lüüa tugevalt ja tema samamoodi võib öelda, et tema pressimäng on väga MMA-le sobiv just selle poolest, et ta suudab ennast peale võidelda, seal olla ja seal hästi lüüa. Aleksander kindlasti ei jää ka maas temale alla, et vastab kindlasti, ta on ühe võidu saanud käelukuga, et ma arvan, et seal maas tuleb samuti väga suurt klassine, aga ma arvan, et Kuldar Nei saab peale, kasutades nii oma judot kui ka oma väga head pressi. Vallo, mis sina arvad? Ma arvan, et see on üks neist matšidest, kus võidab see, kes suudab peale suruda oma mängu ja viib selle matši sinna kohta, kuhu tema tahab. Et antud juhul siis üks võitleja selgelt soovib hoida matši püsti ja teine pigem läheb maadlema ja kumb on oma mänguplaani teostamisel edukam, seega võidab. Et kui Vallo ütles siin, et see on üks nendest juhtumitest, kus võidab see, kes oma mängu peale surub, siis ma arvan, et iga matš on siuke, et võidab see, kes oma mängu peale surub. Aga siinkohal ma arvan taaskord, et võidab Kuldar ja kas otsusega või suudab ta mingi alistuse välja võtta, et just see, et Kuldar viib selle maha, ma arvan, et olen näinud ja endal on siuke tunne, et tema maha viimise oskus püsti maha, et see on väga hea ja see matš läheb maha ja Kuldar domineerib seal. Järgmine matš meie kaardil on Kaspar Graav versus Idris Mroivili. Mis mina arvan, et siin matšis saab toimuma, on kindlasti Kasparil on päris palju matše teinud nii Tai-boksis kui ka MMA-s ja ta on päris kaua trenni teinud. Ta on käinud Iirimaal treenimas John Cavanaughiga SPG-s. Sealt on saanud väga head kogemust nii sparipartnerite kui ka tehnikate poolest, et ta on mängus olnud väga kaua, kuigi tal on olnud kaotusi ka, siis ma olen kindel, et ta on selleks rajuks ennast vägagi kokku võtnud ja tuleb vägagi sõjakaks kohale ja pluss see veel, et Kaspar Graav on 8 centimeetrit pikema vastasest ja Kasparil on selline suhteliselt distantsiboks ja Tai-boks, et ma arvan, et ta saab oma selle pikkuse eelise väga hästi käima. Ei tasu muidugi unustada, et Idris tuleb kohale samuti ka K1 matšidest kui ka MMA matšidest, et tema on kindlasti väga valmis. Ma arvan, et ükskõik mis distantsis see matš on, Idris on mängur ja tuleb kohale sõda pidama. Mul on raske selle matši tulemust võib-olla ennustada ja seda ma ka nii ei tee, aga antud matši puhul on jah, Prantsusmaa sportlase kohta on tegelikult väga vähe infot. Selle poolega ma olen nõus, et Kaspar on viimasel ajal
päris palju arenenud kõigis distantsides ja ma arvan, et ta läheb selles matšis alguses pigem kompama oma vastasega tutvuma, et siis peale seda teada, millist mängu mängida, kuna vastase kohta, nagu öeldud, on tõesti vähe teada. No mina olen kindlasti ühele poole natuke kallutatud, sellepärast, et ma treenin Kaspariga päris palju, eriti selle raju jaoks oleme väga palju koostööd teinud ja arvan samuti, et see pikkuseelis ja Kaspari selline püstivõitluse hea oskus, et ta kõigepealt üritab nagu vaadata, mis seal püsti toimub ja kui peaks matš maha minema, siis ma arvan, et Kaspari teades teda nüüd natuke lähemalt, kui me oleme palju tööd teinud koos, et ma ei usu, et ta seal hätta jääb ja imestaks, kui kuidagi Alissuse sealt välja võluks. Et mina olen Kaspari võidus nagu kallutatud sinna poole. Selge, ei pea pahaks ka. Järgmine matš on meil siis Sten Saaremäe versus Abdel Lif. Nüüd selle matši kohta, kuigi Abdelli kohta ei leidunud nii palju infot, välja arvatud see muidugi üks video, kus ta kontreeris väga hästi vastase jalaga pähelööki, ise lüües jalaga pähe ja nokauteerides oma vastase, ütleks ma, et see ei peaks mõjuma hirmutavalt Sten Saaremäe poolt vaadates, sest et Sten Saaremäe on teinud matši Nikita Vronaga, kes on samuti väga tasemel püstivõitleja ja Sten Saaremäe on ka teiste Soomes ka võistelnud väga heade püstivõitlejate vastu, et Sten on samuti väga suured arenguhüpped teinud ja ma arvan, et ta tuleb samuti väga hea pressiga ja väga hea MMA mängule kohale. Plus Sten Saaremäe treenib Eesti ühes tipp MMA klubis Võimla, kus on neil muidugi, nagu meil siin näha, Martin Aedma on tema treeningpartner Eesti Brasiilia Jiu-Jitsu Mustvöö, siis on neil muidugi veel Ott Tõnissaar Raju peakorraldaja kui ka Eesti üks kõige kõrgemalt hinnatud MMA võitleja, ja siis on veel muidugi Jorgen Matsi, kes on väga hea õpetaja, väga hea treener ja muidugi ka tänase või homse Raju peamatšis, et kindlasti tuleb püstivõitluse aspektis väga plahvatuslik matš. No Steni vastasest on siin selline tõeline tormihoiatuse stiilis video olemas, kus 5 sekundiga lüüakse vastane jalaga knockouti, aga ma ütleks, et Steni pärast ma väga ei muretse. Sten on näidanud viimastel aastatel meeletut arengut ja ta on valmis ükskõik milleks, ükskõik mis distantsis. Minu seisukoht siin on see, et et olen nõus teiega, et tuleb püstivõitlusas selline korralik lahing, et Steni pärast ma ka tõesti ei muretse, eriti kui ma olen tal mitmeid kordi nurgas olnud ja näinud, kuidas teda on löödud ja tal ei kõiguta seda üldse, et samas ta ise jagab sama teravalt neid vastu, et tulemust ma ei julge ennustada, aga ma arvan, et tuleb selline korralik püstivõitluse lahing. Järgmine matš meie õhtusel kaardil on siis Lauri Ülenurm versus Amin Shibi ja see matš on samuti väga põnev, kuigi Amini kohta ei suutnud ma väga põhjalikult guugeldades ja neti otsingumootoreid kasutades leida mingit väga palju infot, sain ma siiski teada, et tegemist on väga tugeva püstivõitlejaga tähendab ja Lauri Ülenurm tuleb muidugi sellise 10-aastase kogemuste pagasiga kohale ja Lauri Ülenurm, kuigi tal on neid kaotusi olnud, ta tuleb kohale oma raskete kätega ja väga domineeriva pealmänguga, mis võib juhtuda, mis on varasemalt juhtunud, et Lauri jääb mingisugusesse alistusvõttesse, kas siis alt või siis vastu puuri, aga ma arvan, et Lauri on väga tugevalt töötanud selle parandamisele ja siit tuleb selline Lauri poolt püsti peal domineerimine, kui just tema vastasel nüüd mingisugust plahvatuslikku vastust ei ole, mis annabki eelisse tema vastasele ootamatuse mõttes, et mul on raske öelda, mis seal matšis saab, kuna vastasest on tõesti vähe teada. Jah, ma olen sellega nõus, et üks väga tõenäoline stsenaarium on see, et Lauri surub siin oma tugevama maadlusmängu peale. Samal ajal ei pea Lauri sellega kiirustama, sest kuigi ta ei ole võib-olla väga mänguline poksija, on tal väga arvestatavalt raske käsi, mis ei lase vastasel temaga oma tahitsi isegi siis toimetada, kui ta arvab, et ta on parem lööja. Ja, et Lauri on selline, taaskord, et Lauri on meie sportlane nii-öelda võimlast, et minuga ka üksjagu treeninud ja olen tal jälle nurkades olnud kaua aega läbi aastate näinud, mida mees teeb, et ta on selline minu arust igas distantsis on ta selline hea oskusega võitleja, et tal on selliste kogemuste pagasiga tulebki selline igas distantsis oskus kaasa ju. Just ja teisest mehest ka tõesti, et ka mina ei oska suurt öelda, et saab näha, mis juhtub, ma olen lihtsalt kindel nagu Lauris, et ta ei jäägi nagu ka kuskil hätta, et tuleb nagu hea matš loodetavasti.
Selge, järgmine matš Jüri Jõgiste versus tema vana nemesis Perttu Paadola. Et siis mehed on 2 korda kohtunud amatöörmatšides ja Jüri Jõgiste on sealt väljunud võitjana puurist. Kuid nüüd on siis profimatšis, mis muidugi muudab diameetrit, kuna maas pähelöögid on lubatud, et see muudab väga palju nagu matši käiku. Kuid Jüri Jõgiste muidugi viimase 2 rajuga eriti tuntud kui knockout'i loom, nokauteeris väga võimsalt oma viimased 2 vastast, et kindlasti tuleb oma väga sellise terava ja plahvatusliku boksiga kohale, kuigi Paadola on maas väga hea, just alt ka, et tema saab kindlasti alt kaardist mängida väga palju, et Jüri peab kindlasti ettevaatlik olema, et ta sinna kinni ei jää. Kuid Jüri Jõgiste samuti on Eestis väga palju treeninud, tal on väga palju amatöörmatše, väga palju kogemust, et selliseid nii-öelda, ütleme, algaja või siis kas või lolle vigu, ma arvan, et Jüri Jõgistelt oodata ei tasu, sest et Jüri on tõesti väga kogenud, kuigi noor, siiski väga kogenud Eesti vabavõitleja. Just amatöörides on nüüd ka siis profiklassis ja ma arvan, et sellest tuleb nii maas kui ka püsti väga põnev matš. Jah, kui võib-olla paljud küsivad, et miks selline matš, et tegelikult mees on ju Pertu 2 korda võitnud, et kas sellel üldse on mingit mõtet. Aga kui me vaatame, et vahepeal hakkas Pertu tegema profimatše, tal on vist 2 võitu, 2 kaotust, kui ma õigesti mäletan, ja need 2 kaotust on mõlemad otsusega ja need on väga korraliku tasemega meeste vastu. Nii et tegelikult ei ole siin kindlasti Jüril võit ette taskus, kuigi ta on kindlasti favoriid oma 2 võiduga, siis tõenäoliselt tuleb see väga pingeline matš. Et Jüri ja Pertu viimast kohtumist silmas pidades, mis minu arust oli raju 7-l, ma ei ütleks, et see nüüd Jüri küll võitis selle, aga et see oli päris tasavägine. Eriti veel esimene raund oli Pertu päris innukalt ründamas Jürit maas, igas seljast oli teatasandid ja kindlasti selle raundi võitis, et lõpupoole küll Pertu hakkas natukene vajus ära, et väsis ära ja Jüri kindlasti teda klohmis ka üksjagu sinna jalgadesse, et oma low-kickidega, aga et see on päris tasavägine matš, mõlemad mehed on edasi läinud, Jürit me oleme näinud, kuidas see on edasi läinud, Pertu on mujal siin oma ilma teinud natukene, et see tuleb mõnes mõttes minu arust samamoodi nagu Kuldarnei matški, et selline üks on nagu võib-olla löömispoolest veidi parem ja teine on nagu maadluspoolest parem, et saab olema kindlasti hea lahing. Järgmine matš hakkama liikuma plahvatusliku püstivõitluse poole on siis Henri Hiieme versus Fuad Mestari ja kindlasti tuleb siit ka, ma ei kujuta ette, mis plahvatus siin toimuma hakkab, ma arvan, ma lähen peast lolliks, kui ma seda matši vaatan. Fuad tuleb kohale väga tugeva püstivõitlusega, kuid ei ole ta maas ka laiskloom, 5 võitu nimelt alistusega. Samuti on käinud Fuad Cage Warriorsis võidelnud Graham Turneriga, kes küll domineeris teda, mis mõnes mõttes annab Henrile sellise väikse nagu joonised justkui kuidas teda võita, aga ma arvan, et Fuad ei ole ullik ja ta tuleb kohale õppides sellest Grahami matšis, mis ta Cage Warriors tegi, et Fuad on samuti väga palju selliste Euroopa tippudega võistelnud ja sealt tuleb, ütleks, et päris hea sõda. Ja ma olen nõus täiesti, et selline metsik sõda tõotab sealt tulla, et kuigi Fuad kaotus Grahamile seal maadlusmatšis nii-öelda ja võib-olla Henri tahaks sealt šnitti võtta, aga siis kui Henri tugevust silmas pidades ja möödunud matš, et Henri ei tagane püstivõitlusest, et Henri võib seal korra maha isegi kukkuda, nagu oleme näinud, aga tuleb püsti ja sajatab edasi neid. Et tõenäoliselt tuleb selline suur püstivõitlus lahing, arvan mina ka, ja kes seal ära kukub? Henri puhul, kuigi see püstivõitlus on väga plahvatuslik ja väga ohtlik, ei ole ta ka maas mitte osav, et ta on alistanud Mirko Moisaare sealt, selja pealt on alistanud, ta on ka Eesti Brasiilia jiu-jitsu meistrikatel näidanud taset ja Henri just selline, Henri on mängur, Henri mängu ära tappa pead sa ta mulla alla matma ja sealt minema kõndima, sest et temal on rasked käed ja ta tuleb kohale kindlasti sõdima. Henri vastane Mestari on siis korraliku Euroopa kõige tugevama liiga Cage Warriorsi kogemusega mees ja ta on näidanud ka sellisel Euroopa tipptasemel, et ta on väga raskesti lõpetatav. Et ta suudab enamus oma matše ajada kas otsuseni või need ise lõpetada ja teda alistada. Tal on väga alalhoidlik löömise stiil seismise mõttes, samas kui ta ründab, siis ta ründab nagu rong, et Henri jaoks, kes on väga heas vormis, on see kindlasti korralik väljakutse ja sellest tuleb väga hea matš. Henrile on tõesti jumala poolt antud nii agressiivsus kui ka kuradima raske käsi.
nii, meie järgmine mats, siis küll hiljutine vahetus ja toimub veidike teistsuguses kaaluklassis kui varasemalt, et kui Jorgen Matsi ja tema endine vastane Mokhtar Bengatsi pidid 63 kilos kohtuma, siis nüüd, kuna matš on nii lühikese etteteatamisega välja kuulutatud, siis toimub see 67 kilos ja see matš on siis Jorgen Matsi versus Sergei Grezhitško ja nüüd võiks öelda, et isegi nimede poolest on see vahetus isegi kasuks toonud Raiule, sest et Sergei on väga tugeval tasemel võitleja, ta on teinud värske UFC-sse saanud meestega nagu Jason Young ja Tom Niinimägi matšid, väga rasked sõjad, kaotas need, kuigi ta kaotas, olid need ikkagist väga head sõjad ja millega Sergei just kohale tuleb, on siis 3 sambo maailmameistrikate kuldmedaliga, et kindlasti näeb seal sellist uskumatut sambo mängu, sest et sambo on siiski, ütleme, selline MMA algvorm, et seal on kuigi kiivrid peas, on seal suhteliselt sarnased reeglid ja väga hästi kandub kombat sambo üle MMA-sse. 12 võitu 15 on toimunud alistusega, et kuigi Jorgen on selline rohkem nagu maadleja tüüp, kes viib maha, siis ta peab seal silmad lahti hoidma igas sekund, sest et Sergei kindlasti kavatseb rünnata. Jorgen Matsist rääkides, Jorgen Matsi on täielik mängur ka MMA mõttes, et tal on väga hea gaasipaak ja tema gaasipaak tuleb just minu arust sellest, et ta küll kasutab oma maadlust, kuid ta kasutab väga konservatiivset, efektiivset maadlust, just perfektne MMA jaoks. Ta ei tee midagi väga säravat, ta ei viska kedagi turjale, aga ta saab kellegi maha ja ta jääb kellegile peale, kasutades võimalikult vähe energiat, perfektset tehnikat, tal on väga hea tunnetus, ta on juba Eesti MMA veteran, ta on üks Eesti esimesi MMA treenereid, et tal kogemuste pagas on samuti väga suur ja ka püsti Jorgen oskab lüüa ja ta oskab selle löömise pealt just maadelda ja ma arvan, et see Sergei teab, et Jorgen tuleb maatlema ja seal saab selline väga põnev taktikaline mäng just olema, et kes keda üle mängib. Et jah, kõigepealt müts maha Oti ees, kes suutis viimase hetke asenduse leida, vaata, et võib öelda, et kõvema vastase kui eelmine oligi, et tegemist on siis 3-kordse sambo maailmameistriga, mis on iseenesest juba kõnekas fakt. Eesti sportlased on antud mehega siis ka rullinud ja muljed on olnud korralikud, et tegu on maas väga ohtliku vastasega, aga vaatasin eile ta matše ja tegu on ka tegelikult püsti päris terava lööjaga, nii et Jorgen on saanud endale kindlasti väga väärilise vastase ja tuleb põnev matš. Sergei on varem ka oma vastase nokateerinud ühest oma võitudes. Ma lisaksin eelnevale ainult seda veel, et Sergei enamusalistused võidud on tulnud esimeses raundis. Et Sergei tundub, et sellisel, kui mehed on veel kuivad ja et ei ole nii libedad ja on jõudu rohkem, et suudab nagu selle lihtsamini kuidagi sealt või on suurema tõenäoliselt, ta saab selle alistuse kätte. Et kui mida matš edasi läheb, seda tõenäoliselt mina kallutaks seda juba Jorgeni poole. Et jah, tuleb põnev matš. Just täpselt väga põnev matš, et väga tähtis punkt ongi just see, et Jorgenil on enamusvõidud otsustega ja kui matš läheb esimesest raundist edasi, siis saamegi vastuse, kas Sergei suudab sellele Jorgeni tehnilisele maadlusrongile vastu pidada. Aitäh, Vallo Hannus ja aitäh, Martin Aedma ja näeme siis homme!